Nüüd oleme ära kuulanud siis professionaalide nõuanded ja soovitused, kuidas säilitada kõike seda, mida me siis aiast endale koju toome ja talveks säilitada tahame. Kuidas aga säilitada neid aiasaaduseid kodus? See on nüüd omaette jutt. Vana klassikaline maakelder või selle lähedane kelder on ilmselt parim võimalus säilitada aiasaadusi. Teil on selline kelder siin koduõue peal olemas. Kuidas töötab? Väga hästi töötab. Meil on 2 osa keldrist. Meil on üks osa on jookide ja veinide jaoks ja teine osa on siis tõesti hoidised, kartulid, õunad, kõik muu selline, mis tõesti põllult tuleb, mis on söödav. Kui kaua, ütleme, kartulid, kapsad, porgandid nüüd siin vastu peavad? Üldiselt nagu igas vanas, ka 100 aastat vanas maakeldris, et kui kartul on nii-öelda mädanikuvaba, siis kevadeni välja ja ega ka tallijõuntega on see täitsa okei. Sinagi võtsid sõna vana maakelder suhu, minagi kasutasin seda. Sa oled nüüd betoonimees ise, sa kaalusid varianti ka, et teeks ise selle kõksu valmis, mis siis nii väga teha on? Sai alguses mõeldud küll, et olen betoonitöödega juba üle 15 aasta kokku puutunud, aga kui natuke arvutama hakkasin, siis tuli välja, et selline moodulkelder on kordades kiirema paigaldusajaga ja ütleme, et rahaliselt tuli ka tunduvalt soodsam kui ise tehes. Jõudsin Revoniani ja nende poolt pakutud lahendused olid tundusid kohe nii-öelda usaldusväärsed ja jutt mõistlik, et tuli endalgi meelde, et maal vanas keldris oli korralik ventilatsioon. Kui ventilatsioon ei töötanud, siis läks kõik hallitama ja asjad ei kestnud, et selles mõttes see oli kindlasti üks müügiargument, miks ma seda keldri nii-öelda valmis kujul ka soetasin. Majapidajamees iseloomustas oma keldrit praktiliselt iga nurga alt, aga ilmselt midagi on veel vaja välja öelda Revoni ja teie paigaldatud kelder. Kuidas on temperatuuridega siin sees? Professionaalid rääkisid meile temperatuuridest ka midagi. Revoni keldrites oleneb hästi palju see temperatuur aastaaegadest, ta natukene siin varieerub. Ütleme, suveperioodil võivad need temperatuurid olla siin 6-7 kuni 14-15 kraadi juurde ja talvel perioodil ütleme siis vahemikus 2-3 kuni 6-7 kraadi. Aga temperatuur on ka võimalik reguleerida, sellepärast et keldrite sees on niisugused keeratavad plafoonid, millega saab siis natukene õhu ja temperatuuriga mängida. No kui me oleme mõnegi televaataja mõtte saanud nüüd praegu liikuma, et miks mitte ka minu õue peale, siis ilmselt tuleb sellist kodutööd inimesel teha. Kõigepealt, mitu kambrit oleks soovitav üleüldse sellisel kodusel maakeldril, kui ma tahan hoidistada sinki, juustu, veine, šampanjat, kartulit, porgandit, õunu? Kõige parem viis seda täpselt teada saada on tulla meie juurde konsultatsioonile. Kuna me oleme teinud seda niivõrd kaua ja meil on olemas ka need teadmised, siis me saame vastavalt kliendi vajadusele täpselt panna paika selle alusplaani ja sealt hakata siis edasi minema. Järjest rohkem ja rohkem tahavad inimesed liikuda selle poole, et nad kasvatavad ise oma toitu, nad kasvatavad oma juurikad, nad hoiustavad, et see toit oleks värske, orgaaniline, mahe. Meie keldri jutust käis läbi ka see, et sellises keldris on väga hea hoida veine ja taolisi asju. Ei saa siis ka nurgakivi asjast kuidagi üle ega ümber ja võtame teemaks selle, kuidas kodus siidrit valmistada.